Täna on meil Pindi kinnisvara kontoris külas advokaat Epp-Maria Sepping. Tere! Tere! Palun räägi natukene, et kes sa oled ja kust sa tuled siia meie juurde? No nagu just sai mainitud, siis ma olen advokaat, töötan hetkel advokaadibüroos LMP, aga oman päris pikaajalist kogemust kinnisvara valdkonnas siis juristina, et olen töötanud Hispaanias juristina, olen töötanud pikaaegselt notaribüroos ja nüüd siis viimased aasta aega advokaadina advokaadibüroos LMP. Kas LMP-l on üle Eesti esindatus? Ja me tegutseme tegelikult üle Eesti, aga kontorid on meil Tartus ja Tallinnas, aga ma tahaks mainida ka seda, et tegelikult me pakume õigusabi ka välismaal, et me pakume õigusabi Soomes elavatele eestlastele ja samamoodi ka Hispaanias, et meil on võimalik siis õigusabi Hispaanias kohal olevatele eestlastele pakkuda. Suurepärane, väga hea asi, mida teada, aitäh sulle! Aga läheme siis asja juurde. Täna räägime siis kinnisvara vaidlustest, juristi pilgu läbi, advokaadi pilgu läbi. Kui vaadata sinu lauale jõudvaid siis kinnisvara vaidlusi, siis millised on 3 kõige sagedasemat põhjust, miks inimesed üldse kohtusse jõuavad? No kinnisvara valdkond, see on niivõrd lai ja ma tegelikult ütleks, et üleüldiselt päris paljud vaidlused on kinnisasjadega seotud. Aga kui nüüd mõelda, et millised need 3 kõige populaarsemad vaidlust siis on, siis esiteks on kindlasti kinnisasjade müügilepingutega seonduvad vaidlused ja mis puudutavad siis puuduseid, nii varjatuid kui ka mitte varjatud puudusi, siis teiseks vaieldakse väga sageli kaasomandi ja ühisomandi üle ja kolmandaks siis on päris palju ka korteriühistutega seonduvaid vaidluseid. Kas enamus neid vaidlusi oleks tegelikult ennetatavad? Ma ei saaks öelda, et kõik need vaidlused oleksid ennetatavad, sellepärast, et me võime küll igasuguseid asju kokku leppida, me võime igasugustele riskidele mõelda enne tehinguid, aga me peame arvestama sellega, et kinnisvaratehingud on alati seotud mingisuguse riskiga. Et lihtsalt päris elus ei ole võimalik kõike kokku leppida. Et ma ütleks lihtsalt nii palju nagu soovitusena ka, et peaks leppima vähemalt kokku sellistes põhilistes asjades, sellepärast, et vaidlused tekivad tegelikult nagu väga elementaarsetest asjadest tihtipeale. Et peaks olema siis teada, milline on lepingu eseme seisukord, millised on müüja kohustused, millised on ostja kohustused, et peaks siis võimalikult palju infot avaldama enne tehingut, sest et selle läbi me saame ka lõpuks siis neid riske ennetada ja vaidluseid ennetada. Aga kui palju nendest vaidlustest lõpuks kohtusse jõuab ja kui palju tegelikult kohtuväliselt ära laheneb? No selles suhtes, et minu enda senise kogemuse järgi ma ütleks, et see jaguneb suhteliselt pooleks, aga ma arvan, et üleüldiselt, et pigem jõuab kohtusse neid vaidlusi vähe, kuna inimesed saavad omavahel need lahendatud ja teiseks ikkagi kardetakse päris palju seda kohtumenetlust, sest et kohtumenetlus tegelikult on raske, see on kurnav, see on emotsionaalselt kurnav, see on ka finantsiliselt kurnav, aga samas teiselt poolt jälle kinnisasjaga seotud need tehingud on hästi sellise suure väärtusega, nii et ikkagi vahetevahel ei jäägi mitte midagi muud üle, kui kohtusse minna. Aga mida nii meie advokaatidena kui ka kohtus kohtunikud tegelikult suunavad alati ikkagi kompromissi sõlmima ja tihtipeale me suudame need vaidlused tegelikult juba enne ära lahendada sellised, et sõlmime kas või kohtueelse kompromissi. Et tihtipeale see lihtsalt säästab kõikide aega, raha ja närve. Jah, mõistlik. Aga kas on sellist olukorda ka olnud, kus sa oled pidanud ütlema kliendile, et sul tegelikult on õigus, aga meil ei ole mõtet kohtusse minna? Jah, sellega on keeruline tegelikult, sest et tihtipeale võib kliendil olla õigus või ostjal olla õigus, aga see kohtusse minemine ei ole lihtsalt mõistlik, sest see oleneb ka selle vaidluse väärtusest. Et ütleme, et kui see on mingisugune, nagu ma ütlesin, need igasugused varjatud puuduste ja mitte varjatud puuduste vaidlused on nagu moodustavad väga suure osa, aga mõnikord on need puudus ja see väärtus on lihtsalt nii väike, et juba riigilõiv, et kohtusse minna, esindaja kulu, ekspertiisi kulu, tõendite otsimise kulu ületab siis selle, mis sa lõpuks sealt kohtumenetlusest saad.
et siin ongi, osad inimesed on samas jälle hästi põhimõttekindlad. Nad tahavad saavutada õigust. Vahet ei ole, mis see maksab. Ja? Et siis ma ikkagi advokaadina ma pean ütlema inimesele oma arvamuse, aga kui ta jääb selleni, et jah, ma lähen kohtusse, mind ei huvita, et see tegelikult maksab võib-olla see puuduse kõrvaldamine 1000 eurot, siis ma lõpuks ikkagi, kui sellel asjal mingisugune perspektiiv on, siis ma ikkagi pean minema. Ja siis me lähme kohtusse. Ja siis on nii. Ja. Aga ma küsin paar praktilist näidet ka juurde. Et kas on näiteks mõni juhtum, mis esialgu tundus tühine, aga lõpuks lõppes väga suure vaidlusega? See on selline huvitav asi, et tegelikult väga paljud asjad, mis alguses tunduvad tühised, lõpevad suure vaidlusega. Et siin arutasin ka kolleegidega seda, et kuna neid näiteid on nii palju, et mis oleks nagu sihuke väga hea näide ja siis see ei olnud küll minu laual, aga rääkisime kolleegiga, et oli selline juhtum, kus müüdi korter. Ja müügikuulutuses oli kirjas, et elektrijuhtmestik on vahetatud, aga see oli kirjas ainult müügikuulutuses. Lepingusse seda otseselt ei saanud, aga ostja oli ilmselgelt arvamusel, et elektrijuhtmestik on vahetatud. Nii, ja siis läks mõni aeg mööda ja siis tuli välja, seal oli mingisugune elektriprobleem, tekkis lühis ja siis tuli välja, et elektrijuhtmeid ei ole üldse vahetatud. Ja muidugi ostja oli väga vihane, sest mis mõttes on ju, et mulle lubati ju, et kõik on ära vahetatud, kõik on korras ja pöördus müüja poole. Ja siis selgus, et müüja ise ei olnud isegi teadlik sellest või väidetavalt vähemalt ta ei olnud sellest teadlik, et selline lause sinna müügikuulutusse oli lisatud. Ja nüüd tekibki selline nagu juba ühesõnaga nagu kolmnurkne vaidlus, sest et meil on siin müüja, meil on siin ostja ja meil on maakler. Aga kõik, mis on lepingueelne teave, mida sa ei ole nagu otseselt seal notariaalses lepingus nagu vastupidiselt kinnitanud, see kõik muutub selle müügitehingu osaks. Ehk siis ostjale oli lubatud seda vahetatud elektrijuhtmestikku, seda ei olnud. Ja siis nüüd ongi see, et ostja esitab nõude müüja vastu, müüja saab omakorda maakleri vastu esitada nõude. Aga nagu seal oligi see, et nagu suhtlus ikkagi kolmepoolselt käis ja siis küsiti maaklerit, aga miks sa seda sinna üldse kirja panid? Ja siis maakler ütles, et et need pistikud olid sellise asukohaga, et tema arvas või eeldas, et need elektrijuhtmed on siis vahetatud. Ja lõpuks oligi see, et jõuti kompromissine ja müüja pidi 5000 eurot siis ostjale maksma selle eest, et need elektrijuhtmed ära vahetada. Saaks siis vahetatud, eks ole? Okei, aga loo moraal, et tegelikult ka müügikuulutuses olev info on väga oluline lepingu osa. Ja see oli tegelikult üks lause. Nii et alguses tundus tõesti väga tühine. Aga milline juhtum on sind ennast kõige rohkem üllatanud? Selle üllatumisega on niimoodi, et kui sa töötad juristina või advokaadina, siis lõpuks mitte miski ei üllata sind enam. Nagu selles suhtes, et ma ei saa öelda, et mingisugune juhtum oleks nüüd nii tohutult üllatav. Pigem ongi see, et mis üllatab, on inimeste mõtted, inimeste reaktsioonid, kuidas nad käituvad mingites olukordades. Et ma ütleks, et ma ei oska enda praktikast nagu midagi eriti üllatuslikku välja tuua, sellepärast, et täiesti tavapärane on see, et müüja arvab, et temal on õigus, ostja arvab, et temal on õigus. Aga on üks Riigikohtu praktikast on käinud läbi üks kaasus, võib-olla te olete isegi kuulnud sellest, sest et see on üsna populaarne, sest et seal on päris palju sellist olulist infot ja nende varjatud puuduste kohta. Oli see, et ma ei tea, võib-olla 10 aastat tagasi algas see kohtuvaidlus. Oli siis selline lugu, et müüdi kinnistut, kus peale oli 2 maja. Üks maja oli täiesti uus ja üks maja oli vana talumaja. Ja müüja siis ehitas selle uue maja sinna talumaja kõrvale, kus ta siis nagu elas ja mida ta siis müüs. Ja ta mõnda aega, vabandust, ma ütlesin täiesti uus, ta ei olnud, ta oli mõnda aega seal elanud selles uuemas majas, eks. Ja ta müüs, tavainimene, tavaliselt kui ta hakkab maja müüma, siis tema müüb enda peas seda maja. Ta nagu väga ei mõtle selle peale, et mis on nagu kinnistul nagu võib-olla veel on. Tema jaoks on oluline see, et ma müün seda elumaja, eks. Ja siis tema arvaski, et tema müüb seda elumaja, kõik on hästi, see uus maja on ja, aga seal oli see vana maja ka peal, kus ta ei olnud juba aastaid elanud, mida kasutati lihtsalt suvekoduna. Et vahetevahel võib-olla külaliste majutamiseks. Nii, ja siis müüs selle ära, kõik oli hästi ja siis ostja arvas, et ta hakkab nüüd seda vana talumaja kasutama elamisena ja selle kohta ei saanud nagu otseselt lepingusse midagi kirja, see nagu lihtsalt nenditi, et jah, see vana talumaja seal on, aga müüja meelest oli see lihtsalt
noh, et see ei ole üldse oluline sellest lepingu osa, nagu, et see ei puutu üldse asjassegi, ütleme nii. Ja siis ostja esitas talle nõude, et aga näed, see vana talumaja, et seal on palgid on mädanenud, seal on vundament on lagunenud ja et see ei ole üldse elamiskõlbulik ja et see on talvel nii külm, et seda ei saa üldse kasutadagi. Ja siis asi läks kohtusse ja siis maakohus kusjuures ei rahuldanud seda ostja nõuet. Et nagu, et umbes, et tehingu eesmärgiks oli ikkagi see uue maja müük ja et see vana maja nagu otseselt ei puutunud asjasse, aga see otsus kaevati edasi nii ringkonnakohtusse kui riigikohtusse ja nii ringkonnakohtus kui riigikohtus otsustati, et kuna selle vana maja kohta ei olnud mitte midagi öeldud, siis ta oleks pidanud ikkagi keskmisele kvaliteedile vastama ja kuna ta ikkagi elumaja oli, et siis ta oleks pidanud eelduslikult ikkagi elatav olema ja kuigi tegelikult ostja tellis ka hindamisaktid nagu mitmest erinevast kohast ja kus nagu on enditi, et noh, et tegelikult see vana maja nagu selle kinnistu väärtust ennast üldse nagu ei mõjutagi, et vahet ei ole, kas see maja on seal peal või ei ole, see on ikka nagu täpselt sama väärt. Aga kohus otsustas teistmoodi, et ikkagi see maja seal oli, elumaja ta oli ja ta oleks pidanud olema siis vähemalt keskmises seisukorras. Ja nii siis jäigi müüa 30 000 eurost või nüüd natuke rohkem kui 30 000 eurost ilma lihtsalt. See on tõesti üllatav. Ja see omakorda on jälle see loo moraal, et nii palju kui vähegi võimalik, pead sa lihtsalt avaldama, sa pead kõik läbi rääkima, sa pead kõik kirja panema, sellepärast, et sa ei tea kunagi, millega sinu vastu võidakse tulla. Kas see 30 000 ongi selline kõige kallim viga, mis sa kinnisvaravaidlustes näinud oled või tuleb veel midagi põnevat meelde? No selles suhtes, et neid vigu on kindlasti palju kallimaid ja ma ütlen, kinnisvaraga seotud vaidlused, kui nad lähevad nii kaugele, et nad lähevad kohtusse, siis nad ongi tavaliselt väga kallid. Aga see kalliks teeb see tavaliselt nagu mitmesugused vead nagu kokku, et tavaliselt ei ole niimoodi, et ainult üks asi, mis teeb selle tohutult kalliks, et tuleb vigu nii ostjate kui müüjate poolt, aga ma tahaks rääkida siin paarist sellisest lühikesest kaasusest, et mis nagu ka, kus on niimoodi, et inimese teadmatus võib nagu tegelikult nagu väga kalliks osutuda. Nii. Et näiteks oli selline juhtum, kus müüdi renoveeritud maja. Ta oli siuke kuskil mingi 10 aastat tagasi renoveeritud umbes. Ja siis ostja asus sinna sisse elama ja siis tuli talv. No selline soojustuse teema on väga tavaline. Et tuli talv ja selgus, et maja ei hoia sooja. Siis ta hakkas muidugi seda maja lahti lammutama ja siis tuli välja, et see soojustus on valesti paigaldatud, see on puudulik, et ei ole vastavaid nõudeid järgitud ja sellepärast see maja sooja ei hoia. Ja kui selline asi tuleb välja, siis esimene asi, mis ostja peab tegema kindlasti on, et ta peab müüja poole pöörduma. Ta peab nagu, ta ei saa venitada sellega igavesti. Ta peab lihtsalt kohe ütlema müüjale kasva, et kuule, et meil on siin selline probleem on ja et mis saab. Kas seaduses on mingi aeg ka välja toodud? No selles suhtes, et tehingu üldine aegumistähtaeg on 3 aastat pärast valduse saamist, aga seal on niimoodi, et seal on veel eraldi oma nagu nii-öelda mõistlik aeg, mille aja jooksul siis ostja peaks teavitama sellest puudusest müüjat, et kui ta teada saab. Pool aastat ei oota, see ei ole mõistlik aeg. No see mõistlik aeg ongi see, et ega keegi ei saa nagu, kohus otsustab lõpuks, mis see mõistlik aeg on, et see oleneb, aga mida kiiremini sa teed, seda parem on. Et ühesõnaga selles suhtes, et ostja teavitas müüjat. Müüja ütles, et ei ole olnud, kõik on hästi, kõik on soojustatud, temal ei ole mingit probleemi olnud. No see on selline tavaline vastuväide. Kui müüja ei taha koostööd teha, siis ta ütleb seda. Ja ostja siis selle peale otsustas, et ta parandab selle ise ära, et ta renoveerib siis selle soojustuse ära, paneb sinna villa, viib selle vastavusse ja siis tegeleb ja küsib nagu tagasi siis need parandamiskulud, nagu mis tal kulusid. Aga ostja tegi sellise vea, et mitte ühtegi tõendit ei olnud enam, kui ta kohtusse jõudis, et see viga seal üldse oleks olnud kunagi. Ta ei dokumenteerinud seda, kui ta selle lahti võttis. Ja ta ei dokumenteerinud seda, kui ta selle lahti võttis ja ta lihtsalt parandas selle ise ära ja pärast oligi probleem selles, et mitte ükski ekspertiis ei ütle enam, et kas see puudus seal oli või ei olnud ja lõppkokkuvõttes ostja jäigi tühjade pihkudega. Et lihtsalt mõnikord sellised asjad juhtuvad, et ühesõnaga loo moraal. Dokumenteeri, teavita, tegutse kohe, ära jää lihtsalt ootama. Aga ma tahtsin ühest kallimast veast veel rääkida võib-olla, mis
on ka selline nagu oleks olnud ennetatav, et ühesõnaga müüdi üks hoonestamata kinnistu. Selle sihtotstarve oli elamumaa. Ostja eeldas, et see tähendab seda, või üldiselt see tähendabki seda, et sa saad sinna maja peale ehitada. Ja müüja ka kinnitas, et jah, et kõik on hästi, et kõik on tutvunud siis nende ehitis, et on võimalik ehitis sinna peale ehitada ja nii edasi. Ostja kinnitas, et ta saab kõigest aru ja et kõik on hästi. Siis ostjaga veel kohe sinna maja ehitama peale ei hakanud. Tal läks 3 aastat aega, kuni ta siis mõtles, et okei, nii, nüüd on see õige hetk, kui ma selle maja sinna peale panen. Ja mis siis tuli välja? Kui ostja läks seda ehitusluba küsima, siis tuli välja, et sinna maa peale ei saagi maja ehitada üleüldse. Sest et seal oli keskkonnakaitsevöönd, sinna Keskkonnaametilt luba ei saa, kuigi see otstarve oli seal märgitud elamumaaks, siis ei ole see ehitamine sinna peale ikkagi üldse võimalik. Ja nüüd oligi 3 aastat oli möödas, ehk siis nõue oli juba aegunud, ta ei saanud enam müüja poole ka selle nõudega pöörduda ja nüüd tal on lihtsalt kinnistu, mis ei ole sisuliselt mitte millegi kasutada. Telkimisena võib-olla, aga et jah, et need kinnisvaratehingud, nad on tegelikult parandamatud, riskantsed ja võivad nagu mingid väiksed vead ka tekitada ikkagi suure pahanduse lõpuks. Kas sellel elamumaa tehingul oli maakler vahel ka? Ei, seal ei olnud. Okei. Aga kas, ütleme, kui nüüd maakler oleks olnud ka tehingus, siis kas see olukord oleks kõik olnud ehk välditav? No arvestades, et kui oleks pädev maakler heade teadmistega, kes uurib ikkagi välja kõik vajalikku enne tehingut, siis oleks kindlasti see välditav olnud. Et tegelikult oli see ikka nagu väga halvasti kukkus välja. Sest et 3 aasta jooksul tegelikult midagi ei muutunud. Et olukord oli niimoodi ostuhetkel ja 3 aasta pärast oli sama. Jah, et probleem oli selles lihtsalt, et nõue oli aegunud. Enam ei saanud midagi müüa vastu esitada. Jah, need jälle kallid vead. Jah, kallid vead, jah. Kas räägime lepingutest ka natukene? Üleüldse tõid välja, et lepingud on ka põhilised vaidluste allikad. Millised lepingupunktid põhjustavad hiljem niimoodi kõige suuremaid vaidluseid? Nende lepingupunktidega on ka niimoodi, et ühed punktid, mis põhjustavad vaidlusi, on need, mida notarid soovitavad lepingutesse panna või mis notarid tavaliselt panevad nagu stamppunktidena lepingusse ja siis teised on need lepingupunktid, mille osapooled siis ise on sinna pannud, et kõigepealt nendest notari pandud punktidest, et hästi tavaline on, et lisatakse lepingusse müüja kinnitus, et müüja kinnitab, et talle teadaolevalt puuduvad müüdaval esemel siis varjatud puudused. Aga sisuliselt see punkt on selliselt sõnastatud, nagu müüjale võiks jääda mulje, et kõik on hästi, tema ei tea mida. Ta on nüüd kaitstud, eks ole? Ja, et tema on kaitstud. Aga tegelikult ta ei ole mitte millegi eest kaitstud. Selles suhtes, et ta ei saa oma vastutust mitte millegagi siit ära veeretada. Et see punkt on lihtsalt selle jaoks notaritel pandud, et juhtida nagu tähelepanu müüjatele, et kui seal on midagi, et siis nad kirjutaksid nagu juurde. Et nagu hirmutada natukene. Natukene pigem nagu hirmutada. Räägi välja ikkagi. Jah. Ja siis teine punkt, mis tekitab segadust, on see siis kokkulepe, ehk siis, et ostja ostab asja sellisena, nagu ta on müügi hetkel, et ta on selle üle vaadanud, et ta lihtsalt ostab selle sellisena, aga kui see sinna nagu juurde midagi ei pane, siis see ei tähenda ka, et müüja vastutusest saaks välistada. Selles suhtes, et need asjad, mida see ostja seal selle ülevaatamise hetkel ei näinud ja mis olid varjatud, nende eest nagu see punkt ka ei kaitse müüjad. Et sisuliselt see ei anna ka nagu väga midagi juurde. Kuidas sina selle punkti siis sõnastaksid? Kui tahaks ikkagi müüa vastutust nii-öelda piirata? Kui tahta müüa vastutust piirata, siis kõige loogilisem ja see ka ei garanteeri 100%, aga nagu kõige tõenäolisemalt garanteerib on selline punkt, et müüja ja ostja lepivad kokku, et müüja ei vastuta puuduste eest, mida ta ei teadnud või mida ta ei oleks pidanud teadma. Et niimoodi on nagu seaduslik kokkulepe võimalik teha, aga siin ongi lihtsalt miinus see, et kui lõpuks läheb vaidluseks, et siis ostja võib väita, et aga müüja ju teadis seda.
et siis peab siis on juba tõendamise et siis on juba nagu tõendamise küsimus, aga vähemalt siis on nagu see, et tõenäolisemalt ostja ei tule sulle nende nõuetega enam, sellepärast et teda hirmutab ka see punkt nagu piisavalt palju, et näed, ma ju me leppisime ju kokku, et müüja vastutus on välistatud. Aga no muidugi, kui tulla nagu advokaadi juurde selle murega, siis me ikkagi toome nagu välja, et et see, me võime hakata veel tõendama, et kas ta siis teadis või ei teadnud. Ja need kõige elementaarsemad punktid, mis valmistavad probleeme, on lepingu esemete seisukorra kirjeldused, kui nad on liiga üldised. Näiteks selline lause nagu, et korter vajab kapitaalremonti, et ka selle üle on vaidlus tulnud, sellepärast, et kui sa otsid seda õigekeelsust sõnastikust, siis seal sellist sõna nagu kapitaalremonti ei ole. See tähendab seda, et nagu erinevatele inimestele tähendab see kapitaalremont erinevaid asju. Ehk siis nagu ühe jaoks on see põhimõtteliselt see, et ma võtangi kõik põhjalikult, pean remontima, et seal ei olegi võimalik üldse sees elada, aga mõne jaoks tähendab see võib-olla lihtsalt esteetilisi puudusi või on vaja rohkem viimistada. See oleneb see, et kuidas inimene seda nagu tunnetab või võtab seda punkti siis. Ja samamoodi on selle sanitaarremondiga, et minu jaoks sanitaarremont tähendabki seda, et ma pean seal torusid ja juhtmeid ja kõike vahetama, aga kui sa hakkad nagu päriselt selle peale mõtlema, siis nagu kust mina tunnetan seda niimoodi, aga teine tunnetab seda teistmoodi. Ja üks sihuke üldine lause, mis tekitas meil ka minul paksu pahandust, oli siis, et lepingusse sai kirja, et kinnistu on korrastamata. Mida tähendab see korrastamata seal? Ostja meelest tähendas see seda, et kinnistu vajab niitmist, et võib-olla on vaja kuskilt mingit võsa ära viia, et et ta on üldiselt, lihtsalt hein on pikaks kasvanud või on mets on nagu selline, ei ole nagu puhastatud mets on ja. Aga müüja jaoks tähendas see korrastamata hoopis seda, et seal kinnistu peal oli igasugust sodi, prügi, klaasikilde, ma ei tea, klaasvilla, mingeid ehitusjäätmeid, et seda nagu tegelikult müüja ei avaldanud ostjale. Aga kas siis ülevaatuse käigus ei olnud võimalik? Ülevaatuse käigus ei olnud võimalik näha, sellepärast, et lumine oli. Talvel oli see. Ja tegelikult nagu seal oligi niimoodi, et osa kinnistust, ütleme, et kus oli see osa, kus see mets oli, et seal metsal oli hästi palju seda jama ja siis osa oli ka seal nagu võsastiku sees, et nagu see, mis nagu seda maja konkreetselt ümbritses, et see oli nagu selline enam-vähem puhasala, lihtsalt nagu see kinnistu oli hästi suur ja siis me pärast vaidlesimegi selle üle, et mida see korrastamata see siis tähendas. Me rääkisime just eseme kirjeldusest. Kuidas sina hindad, kas nüüd selle eseme võimalikult hästi ja selgelt ära kirjeldamine on maakleri töö? Ja kuidas sina oma töös näed? Kas maaklerid tavaliselt saavad siis oma tööga hästi või halvasti hakkama? No selles suhtes, et kui müüja juba on maakleri võtnud, siis ma arvan, et see on küll maakleri ülesanne võimalikult hästi ja täpselt see ise ära kirjeldada. Selles suhtes, et ma arvan, et maakler on kindlasti ka tavalisest müüjast ikkagi pädevam isik, kuna maaklerina te ju iga päev näete tegelikult neid tehinguid. Te võib-olla oskate paremini tähelepanu juhtida mingisugustele aspektidele, võib-olla mingitele asjadele, millele inimene nagu ise ei mõtlegi ja et millest need vaidlused siis pärast nagu tulevad, sest et jah, selline keskmine inimene võib-olla ei olegi väga hea need kirjelduste koostamisel, ütleme nii. Aga mis puudutab maakleri tööd ja kui hästi või halvasti maaklerid töötavad, siis ma olen ise, kuna ma notaris töötasin, siis ma tean väga palju maaklereid ja on väga-väga häid maaklereid, aga on ka halbu maaklereid. Et ma ütleks, et aga ma pigem kaldun arvama, et täna ikkagi suurem osa on juba head maaklerid selles suhtes, et ega tegelikult seda puuduste teemat on juba nii mitu aastat tegelikult nagu sellele tähelepanu suunatud, seda nii-öelda läbi nämmutatud, et maaklerid on nagu ka kindlasti nagu väga palju pädevamaks tegelikult muutunud, et hea maakler mängib ikka väga olulist rolli lõpuks selle vaidluse ennetamisel. Põnev. Jah. Aga ma küsin tehisaru kohta ühe küsimuse veel. Ja. Kui palju seda kasutatakse vaidluste lahendamisel, et enne kui juristi juurde tulen, siis ma siin pean tehisaruga nõu, et mida ma peaksin tegema või kuidas asjale lähenema?
no selle tehisaruga on niimoodi, et jah, ilmselgelt on see viimaste aastate jooksul väga populaarseks saanud. Kindlasti. Ja, ja see tehisaru tekst on ju tegelikult nii hästi äratuntav ka, et meie poole ikkagi pöörduvad kliendid, kes on enne tehisaruga juba nõu pidanud, aga nagu mõnes mõttes on see tehisaru kasutamine nagu hea, aga ta tegelikult tekitab ka paksu pahandust selles suhtes, et tehisaru on hea kasutada, kui sa nagu üritad sellest olukorrast mingisugust nagu pilti saada või nagu, et kirjelduste jaoks või mingi dokumenteerimiseks või mingi ajajoone koostamiseks, et noh, et siis nagu inimene võib-olla suudab paremini oma mõtteid nagu koondada, et mida ta nagu mulle tahab öelda, et noh, et kõik ei ole lihtsalt väga kirjaosavad või lihtsalt ei tule kõige peale, siis see tehisaru aitab. Aga samas see tehisaru on selline hästi enesekindel jurist, ütleme nii, et ja ta räägib sulle täpselt seda, mida sa tahad kuulda. Aga ta ei arvesta sellega, et mida ta nagu tõendama peab, nagu ta ei arvesta sellega, et millised on nagu inimsuhted tegelikult, ta ei arvesta sellega, et mis on päriselt kohtulahendid, et seda praktikas on nii palju, ma olen ise ka näinud seda, et kui inimene, noh näiteks minu vastaspool vastab on ju midagi, siis on kohustatud ChatGPT-ga siis mingi vastus on ju, ja siis seal vastuses on mingi viide kohtupraktikale, mis justkui tema seisukohta nagu tõendab või nagu, et teeb kindlamaks ja siis otsid välja selle kohtulahendi siis, millele on viidatud ja siis sa saad aru, et see ei ole üldse, nagu kas seda kohtulahendit ei ole üldse olemas või see räägib üldse millestki muust. Et selles suhtes nagu mõnes mõttes see teeb raskemaks olukorda, sest et nagu sa pead hakkamagi nagu kontrollima siis, et nagu noh, veel üle tegema ja ma ei tea, selles suhtes, et kui ikka nagu juristi poole pöörduda, et siis meie oskame seda nagu muidugi ka advokaadid kasutavad tegelikult tehisaru, aga meie kasutame seda rohkem nagu tööriistana. Aga inimesed... Mitte juristina. Jah, just. Nii et kokkuvõttes ei ole super hea mõte. No pigem ei ole jah. Ja ma tahtsin veel seda ka öelda, et see tehisaru süstib inimestes liigset enesekindlust. Et kui ta ütlebki sulle täpselt seda, mida sa kuulda tahad ja siis sa lähed näiteks juristi juurde ja siis jurist ütleb sulle, et aga see ei ole tegelikult nii ja siis see inimene, aga temal on juba siseveendumus, et aga mulle ju öeldi ja näed, et siin on juba kohtupraktika ja et mul on ju õigus ja siis lõpuks nagu liigselt enesekindlad lähed sinna vaidlusesse peale, sellepärast et ChatGPT on öelnud, et sul on õigus. Lubanud sulle, et sa kindlasti võidad. Jah, just. Selge pilt. Sa tõid veel korteriühistutega seotud vaidlused välja. Et võib-olla siin peatume korras sellel ka, millised siis korteriühistutega seotud vaidlused on kõige sagedasemad? No kõige suurema osa moodustavad sisuliselt tegelikult kommunaalvõlgnevused, aga üldiselt need on pigem nagu lihtsad vaidlused selles suhtes, et ikka on majades inimesi, kes lihtsalt ei maksa oma kommunaalmakseid, et siis lõppude lõpuks ei jää muud üle, kui lihtsalt kohtusse pöörduda nende võlgnevuste sisse nõudmiseks. Siin on siis peetud silmas seda, et lihtsalt maja peal on kellelgi kommunaalvõlgnevus, mitte sellel konkreetsel varal? Ei, ma mõtlen nagu maja peal kellegi korteri omanikul. Aga vaieldakse või probleeme tekitab ka see, et kui on mingisugune korteriomanik, kes tekitab teistele elanikele probleeme, kes on näiteks asotsiaalsete eluviisidega ja kuidagi häirib teisi korteriomanikke, et siis tuleb ikka seda ette, et tahetakse võõrandada sunniviisiliselt siis see korter. Ja siis tuleb ette ka selliseid vaidlusi, kus on korteriühistu koosoleku otsuseid tahetakse vaidlustada, sellepärast, et keegi ei ole millegagi nõus, et otsustatakse, et parandatakse see katus ära või ehitatakse kuskile mingi aed ümber ja siis keegi ikka leiab, et ei, see ei ole päris nii ja et tema ei taha ja siis pöördutakse advokaadi poole, et nagu kindlaks teha, et kas see korteriühistu otsus siis oli üldse kehtiv. Aga et siin ongi see tihtipeale, et tegelikult ei olegi mitte midagi teha selles suhtes, et korteriühistu koosoleku otsused ikkagi nagu sa pead neid taluma, kui nad on kõik korrektselt läbi viidud. Aga üks asi, mida ma ka notaris nägin ja mida ma olen nüüd ka advokaadina näinud, on see, et teatud tehinguid ei saa teha ainult enamushäälega, ehk siis nagu mitte ainult korteriühistu otsuse põhjal, et on teatud need notariaalsed tehingud, nagu näiteks, et siis, kui sa tahad parkimiskorda muuta või notariaalselt kinnitatud parkimiskorda siis, või kui on olukord näiteks selline, et mingis vanemas majas
pööning, mida ei kasutata, otsustatakse sinna pööningule mingisugused korteriomandid luua, siis need maha müüa ja siis näiteks selle saadud raha eest siis seda korterielamu olukorda üldiselt paremaks teha. Et need on sellised tehingud, mis nõuavad kõikide korteriomanike nõusolekut ja kõik korteriomanikud peavad notarisse jõudma. Ja noh, kui on suur maja, siis seal on raudselt keegi, kes ei viitsi, ei taha, ei ole nõus, on kadunud, nii edasi. Aga ilma selleta tehingut sõlmida ei saa? Ei saa, jah, ja siis polegi muud teha, kui kohtusse pöörduda lihtsalt. Ja siis läbi kohtu saab siis, kohtuotsus saab siis asendada tema nõusolekut? Jah, just. Okei, selge. Aga kas eraisikust ostja võib pärast ostu näiteks vaidlustada sellise olukorra, kus hiljem selgub siis väga suur remondilaen või see, et kohe-kohe laen võetakse? Selle kohta on olemas isegi täiesti Riigikohtu otsus, et jah, saab küll selles suhtes, et see on tegelikult oluline teave, mida oleks müüja pidanud ostjale andma ja seda saab käsitleda ka varjatud puudusena ja selles konkreetses Riigikohtu lahendis ostja taganes lõpuks lepingust ja seal oli tegelikult mõned muud asjad veel ka, aga Riigikohus nentis, et kindlasti, et see on piisavalt oluline asjaolu, mis tegelikult õigustab seda, sest tegelikult see kulu võib olla päris suur. Et jah. Siis ma tahaksin veel pärimise kohta küsida. See on ka alati väga-väga palju kirgi küttev teema. Millised on siis kinnisvaraga seotud pärimisvaidlused, mida sina oma praktikas näed kõige rohkem? No pärijatega on ikka alati keeruline, eriti kui need palju on. Et no need vaidlused hõlmavadki üldiselt seda, et ei suudeta üksmeelele jõuda, et mida siis nende päritud kinnisasjadega teha, et võib-olla keegi tahab maha müüa, keegi tahab ise seal elada, keegi väidab, et tema on sinna nii palju panustanud, keegi väidab, et mulle see pärandaja ütles, et see on tegelikult minule lubatud, et nad on tegelikult sellised ka emotsionaalsed ja kurnavad ja keerulised vaidlused, et selle ühisomandiga, mis siis tekib pärimise teel, sellega ongi nagu hästi keeruline toimetada, sellepärast, et sa ei saa iseseisvalt põhimõtteliselt mitte midagi teha. Et kui oleks nagu kaasomand, kui on juba mõttelisteks osadeks jagatud, siis sa saad nagu enda selle osaga nagu midagigi teha. Aga kui sa oled seal ühisomandis, siis sul on vaja kõikide teiste nõusolekut. Et jah, et sellest tekivadki vaidlused siis, et no, et mis nende kinnisasjadega teha siis. Aga mida siis teha ikkagi, kui näiteks nüüd üks omanikest tahab müüa, teine ei taha müüa, et millised need seadusest tulenevad võimalused on? No senikaua, kuni kokkuleppele ei jõua, siis saab pöörduda kohtusse ühisomandi lõpetamise nõudega. Et kui on näiteks olukord, et üks tahab müüa ja teine ei taha müüa, siis see, kellest ei tahtnud müüa, no siin kohus võibki siis näiteks otsustada, et ta peab selle teise osa lihtsalt välja ostma ja kui tal ei ole seda raha, et teist osa välja osta, siis lõpetatakse see ühisomand niimoodi ära, et see pannakse lihtsalt enampakkumisele ja ostetakse ära ja siis jagatakse raha. Okei. Aga mida siis saab pärandaja näiteks oma eluajal juba teha, et selliseid hilisemaid vaidlusi vältida? No siin on mitu võimalust. Üks asi on see, et mida kasutavad muidugi vanemad inimesed tavaliselt, kes teavad, et neil ilmselt väga pikalt enam jäänud ei ole, et nad jaatavad oma vara juba enne surma ära. Et hästi tavaline on see, et kui näiteks kingitakse korterid või kinnistud ära juba enne surma ja et notaris saab ka selle klausli kasutusõiguse lisada, ehk siis näiteks, et ongi vana inimene kingib oma lapsele ära korteri, ta jääb sinna korterisse elama kuni surmani ja siis rohkem ei pea nagu midagi vormistama. Aga tavapärane selle eluajal kinkimisega ongi nagu see probleem, et siis sa nagu annad oma omandi juba ära ja pärast, kui sul mingid probleemid tekivad, siis on nagu keeruline, et selles suhtes selle vältimiseks on kõige mõistlikum ikkagi testament teha. Et testamendiga sa saad põhimõtteliselt igasuguseid korraldusi anda. Sa saad selliseid korraldusi ka anda, et mida ei ole võib-olla isegi võimalik teostada. Igasuguseid korraldusi. See kõlab väga põnevalt. Oskad sa äkki tuua mõne näite? Jah, selles suhtes, et eks ma olen omajagu neid testamente näinud, et üldiselt Eesti inimesed nagu väga spetsiifilisi korraldusi testamentidesse ei pane, need on rohkem see filmistsenaariumites, aga tegelikult on täiesti võimalik ka sellised filmistsenaariumlikud juhtumid, et näiteks on olnud olukordi, kus testamendiga määratakse testamendi täitja, kui on sellel pärandajal parasjagu alaealised lapsed, siis
ta määrabki selle testamendi täitja, kes siis hoolitseks selle pärandvara, näiteks kinnisvara eest, kuni see alaealine laps siis saab teatud vanuseks, et sa võid igasuguseid asju või no mitte kokku leppida, vaid korralduse anda näiteks, et kui alaealine laps saab 14-aastaseks, siis ta saab teatud rahasumma millegi pealt või teatud kinnisasi üüritakse välja, kuni see alaealine laps on mingisuguse teatud vanuse saavutanud, et sa võid nagu väga spetsiifilisi detailseid korraldusi siis seal testamendis anda. Aga kas siis selle jaoks tasuks ka tegelikult juristi poole pöörduda või juba notari poole? No tegelikult selles osas aitab notar kõige paremini, sest et notar on ise ka ikkagi jurist ja tema tegeleb Eestis siis pärimistoimingutega ja on ka kõige parem võib-olla nõustama siis testamendi sisu kohta. Nende testamentidega on ka see asi, et testamenti sa saad muuta ühepoolselt. See tähendab, et pärandaja, tema ise valib, kelle ta endale siis pärijaks määrab ja isegi näiteks, et näiteks kellegi lapsel on ootus, et jah, et tema lubas, et mina olen pärija ja nii edasi, võib-olla ta nägigi seda testamenti, see testament oligi tema nimele tehtud. Ühel hetkel, eks ole. Ühel hetkel, aga siis, kui pärandaja mõtleb ümber, siis ta võib seda vabalt nagu uuesti teha, ta võib seda muuta, ta võib anda absoluutselt täiesti teistsugused korraldused, tal ei ole mingisugust kohustust kellelegi midagi öelda ja siis juhtubki see, et ta sureb ja siis väidetav pärija, kes enam ei ole pärija, saab väga kurjaks, sest et tema pidi saama midagi ja siis tuleb vaidlus jälle. Et siis selliseid vaidlusi on ka tegelikult neid testamendi tühistamise vaidlusi on päris palju, et just ongi, et kui on näiteks viimasel hetkel testamenti muudetud, aga no notariaalset testamenti vaidlustada on ikka väga keeruline. Okei. Aga kui nüüd näiteks inimene on koduse testamenti teinud peale sellele notariaalsele testamendile? No kodune testament kehtib 6 kuud ainult, et selles suhtes, et no seal on juba tõenäolisem, et võib nagu veel kuidagi vaidlustada selle testamendi tegemise, et noh, et seal peabki hakkama vaatama, et kas need kõik koduse testamendi nõuded olid täidetud. Aga üldiselt jah, on ka see, kui on kõik õigesti tehtud, siis loeb see kodune testament. Aga kui nüüd peaks kokku võtma selle pärimise teema, siis tasub jällegi eluajal siis teha juba vettpidavaid kokkuleppeid. No jah, nagu ma räägin, et eluajal on see, et sa lihtsalt, kui sa teed need, annad selle omandi juba üle, siis sa riskid sellega, et noh, pigem on see, et tee see testament lihtsalt. Mina soovitaks lihtsalt testamenti. No üks variant on veel, et sa saad teha pärimislepingu, ehk siis, et sa teedki pärijaga lepingu, et nii, et mina pärandan selle asja sulle tavaliselt mingi vastusoorituse eest. Seda nagu ühepoolselt enam muuta ei saa. Aga seda pigem praktikas on harva. Et no testament on ikka kõige levin. Selge. Aitäh sulle, et sa tulid, väga põnev oli sinuga rääkida. Ja aitäh.